Süüria riigi televisioon teatas täna, et Iisraeli õhurünnakud tabasid teisipäeva varahommikul Moode Süürias asuvat lennubaasi, põhjustades materiaalset kahju, kuid inimohvreid ei olnud. Iisrael pole juhtunud kommenteerinud. Kuid Süüria televisiooni teatel viisid 8 eraldi rünnakut Idlibi Loode provintsis asuva lennuraja rivist välja, kuid täpsemat teavet ei avaldatud. Sõjaseireorganisatsioonid Süürias lisasid, et Türgi, mis on Süüria valitsuse peamine toetaja, on lennubaasi taastanud ning see on aastate jooksul olnud tuntud ka välisvõitlejate keskpunktina. Kuid see juhtum ajendas USA suursaadikut Türgis ja erisaadikut Süürias Tom Barrettit sotsiaalmeedias ütlema, et ta kinnitas, et Iisraeli õhurünnakud on tema sõnul tarbetu eskalatsioon, mis ei edenda piirkondlikku stabiilsust. Ja meiega on liitunud pensionil suursaadik Cengiz Fırat, endine Türgi suursaadik, ning meil on hea meel sind taas saates näha, Cengiz. Vaata, need Iisraeli ja Türgi valearvestuse hirmud. Tead, me näeme seda vähemalt nii, kui see on tõsi, mida Süüria televisioonis väidetakse ja milles ameeriklased näivad kindlad olevat. Kahtlustatavad Iisraeli õhurünnakud, mis tabasid õhuväebaasi Süürias. Tead, kui pingelised on need pingekohad, need vastasseisujooned Türgi ja Iisraeli vahel praegu? Ma arvan, et see muutub üsna hoolimatuks. See muutub üsna. Kuidas ma seda ütleksin? Väga diplomaatiliselt öeldes peame tagama, et suhtluskanalid jääksid avatuks. Ja me alati ütleme, et me ei tohiks minna sammugi kaugemale. Aga peale mõlema poole retoorika, mida me näeme? Me näeme tegelikke rünnakuid hävituslennukitega teise riigi lennubaasile. Ja see on agressiivne käitumine ja ma nõustun USA suursaadiku sõnastusega, mille te välja tõite. See oli üsna hoolimatu. See oli üsna Türgi piiri lähedal. Nii et see on selge sõnum Iisraeli poolelt ilmselgelt. Aga seda öeldes, lugedes seda, mida mõlemad pooled on öelnud, me tõstame kogu aeg panuseid. Mõlemad pooled teevad üsna selgeid avaldusi. Kuidas ma ütlen, mitte eriti diplomaatilisi sõnu üksteise kohta, aga seda öeldes, kuidas me seda Türgis näeme, on see, et olukord eskaleerub, Iisraeli poolelt tuleb agressiivne käitumine mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Las ma katkestan sind korraks, Cengiz. Jah, muidugi. Ei korralda Süürias nii sügavale ulatuvaid rünnakuid lihtsalt harjutamiseks. Ja sa räägid praegu Iisraelist lähtuvatest ohtudest, kuid on selgelt olemas ohutajumine. Tead Süüriast tulevate ohtude kohta, mis on džihadistlike rühmituste lapitekk, keda toetab Türgi valitsus. Kui sa räägid vaenulikust retoorikast, me võiksime kirjutada raamatu sellest, millist retoorikat on Ankara viimase aasta jooksul Iisraeli suunas kasutanud, kogu see õigustamatu jutt ja muu selline. Nii et tead, millist stabiilsust täpselt sinu arvates suursaadik Barak ja teised praegu taotlevad? Türgi ja nii palju, kui mina aru saan ka suursaadik Baraki puhul, nad üritavad praegu liite luua. Süüria ei ole praegu ega ka lähitulevikus riik, mis võiks Iisraelile mingit kahju teha. Nii et selle pidev ründamine, nagu teie sõnade järgi, meie tegevuste harjutamine koha peal ja nii edasi, see kõik on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Tuleb teha nii, et me läheksime tagasi läbirääkimiste juurde, me läheksime tagasi diplomaatia juurde, me läheksime tagasi selleni, et mõnes asjas jõutakse tegelikult üksmeelele. Kui süürlased suudavad taas kokku tulla ja riiki üles ehitada, elujõulist riiki, mis toimib, mis omab elujõulist majandust ja nii edasi, siis see ei ole kellelegi kahjulik, kaasa arvatud Iisraelile. Nüüd näeme, et Iisrael ei soovi mingisugust elujõulist, toimivat ega stabiilset majandust või riiki Süürias. Ja see on miski, Kus sa selle võtad, Gang? Rünnak ühele kaugemale lennubaasile, mida Türgi väidetavalt üles ehitab. Me ei taha Süürias midagi stabiilset. Need on Iisraeli riigi tegevused, mis on kestnud juba üsna kaua. Te olete agressiivselt rünnanud ühte riiki. Te olete neid nimetanud džihadistideks ja nii edasi, aga nemad pole teid rünnanud. Mitte ühtegi rünnakut pole teie pihta tulnud. Teie olete oma territooriumi laiendanud. Türgi tõesti ehitab sinna võrku, et valitsus saaks toimida. Ja teine riik on kutsunud meid appi. Me püüamegi seda teha. Vastupidi, Iisrael pommitab lakkamatult. See peab lõppema. Meie vaatame seda ajaperspektiivist. Kas see jätkub kuni valimisteni või lõpeb see pärast valimisi? Kui see ei lõpe pärast valimisi,
See tähendab, et Iisrael on lakkamatus vastasseisus kõigiga. Ja kui te tahate veel ühte riiki, näiteks Türgit endale vastaseks, siis andke minna. Mina seda üldse ei soovita. See on väga hoolimatu, väga ebadiplomaatlik viis edasi liikumiseks. Noh, see on tõesti ebadiplomaatlik, aga väide, et Süüriast ei lähtuks mingeid ohte. Noh, ilmselt näevad Iisraeli otsustajad seda teisiti. Kui see tõepoolest oli, taas Iisraeli rünnak Süürias. Aga siin see ongi, endine Türgi suursaadik Cengiz. Aitäh, et olite meiega. Toome selle nüüd stuudiosse koos Jakov Lappiniga, meie julgeolekuanalüütikuga siin. Ja vaata, Türgi sõjaline kohalolek, räägime sellest, tead, lisaks kogu retoorikale. Tead, meie endine suursaadikust sõber siin jätab mulje, nagu oleks see lihtsalt tühi jutt. Aga tegelikult on sõjalisi sissetunge, mis jõuavad Iisraeli mõjusfääri, näiteks Süüria, mis piirneb Iisraeliga. Tuletame seda kõigile meelde. Me näeme seda Süürias, me näeme seda Somaalimaal, me näeme seda Liibüas, kohtades, kuhu Türgi sõjavägi liigub või sooviks liikuda, Gaza võib olla üks neist. Kuidas sina, Jakov, oma vaatenurgast selle kokku võtaksid? Türgi, ütleme nii, et retoorikast kaugemale minnes tegelikult on raske leida riiki, mille retoorika oleks Iisraeli suhtes vaenulikum. Tead, võib-olla Iraan on seal keerulises tsoonis, aga mida sa ütled Türgi sõjalise kohaloleku ja tegevuste kohta, mis võivad selgelt Iisraeli ohustada? Noh, vaata, ma arvan, et Türgi näeb Süüriat nagu paljusid teisi piirkondi selles regioonis selle Türgi presidendi Erdogani juhtimisel kui omamoodi Osmanite impeeriumi endist mõjuvõimuala. Ja nad tunnevad, et neil on täielik õigus nendesse piirkondadesse tagasi liikuda. See ajab mind veidi muigama, kui Türgi kurdab Iisraeli kaitsetsoonide üle, mis on tegelikult väga väikesed. Süürias, Türgi teeb vaata sama. ise. Kaitsetsoonide kohta. Jah, vaata Türgi sõjalist kohalolekut Põhja-Süürias, mis eelneb sellele režiimile, mis on tegelikult Türgi suhtes sõbralik. Selles pole kahtlustki. Aga Türgil oli see puhvertsoon ka Assadi režiimi ajal, kui Türgit Süürias ei oodatud. Ja see ei paistnud Türgi otsustajatele üldse korda minevat. Tead, me ei hakka isegi rääkima Küprosest ja teistest piirkondadest, kus Türgi sõjavägi on okupeerimas. Nii et ausalt öeldes on see retoorika minu jaoks naljakas. Aga vaata päeva lõpuks, see, mis meil siin on väga puudulik pilt. Ilmselgelt, kui eeldada, nagu sa ütled, et see oli Iisrael, mingisugune luureinfo tuli sisse ähvardava võimekuse kohta. See ei ole lennujaam ise. Asi on selles, mida Türgi kavatses sinna lennujaama paigaldada, sinna paigutada. Me ei tea, mis see on. Kas see võis olla mingisugune arenenud õhutõrjesüsteem, mis oleks tõsiselt ohustanud Iisraeli võimet selles õhuruumis tegutseda? Ärgem unustagem, et see on ta tee, mida on väidetavalt kasutatud Iraani jõudmiseks. Kas see oli mingisugune droonivõimekus, radar, raketid, ründav kaitse? Me ei tea. See on salastatud luureinfo. Ma väidaksin, et latt on seatud Iisraeli otsustajatele, et öelda, lähme. Rünnata seda asja lähedal. Türgi piiri See ei ole lähedal. lihtsalt väga dramaatiline ükskõikne. sõnum otsustajatele Türgis öeldes, me oleme palunud teil seda mitte kasutusele võtta, me näeme, et te kavatsete seda teha, ärge tehke seda. See ei ole esimene kord, David, sest me teame seda. 2025 aasta aprillis strateegiline õhuväebaas nimega T4, mis asub Süüria kõrbes riigi keskosas, sai väidetavalt Iisraeli rünnaku osaliseks. Pärast seda, kui taas kord saabus luureinfo, väidetavalt, mis näitas, et Türgi oli selles piirkonnas ähvardavaid võimekusi kasutusele võtmas. Nüüd teine küsimus on see, et neid võimekusi ei pruugi aktiveerida tingimata Türgi. Seda võiks potentsiaalselt teha Süüria režiim. Ja kes on Süüria režiim? No džihaadistide ohtu on lihtne pisendada, kui sina ise ei ole see, kes selle all kannatab. Aga me teame, et Süüria armee koosneb džihaadistidest, fundamentalistidest, inimestest, kes on andnud vande vallutada Jeruusalemm. Nad kõlavad nagu Hamas. Me teame, kuhu selline retoorika viib. Ja pärast 7. oktoobrit ei saa Iisrael lubada neil jõududel ehitada üles ähvardavaid võimekusi.